sellest samast kümnendist kohe kontrastina Tiit Pääsukese, kes ju mängib niisuguste poppide maailmakunsti elementidega, nagu toob sellise ready-made momendi teosele ja puudutab popilikke sfääre. Et ma arvan, et see 73. aasta maal pealkirjaga Mäng on ka üks selle oksjoni põnevamaid töid. Kahtlemata ja mäng ja mängulisus on küll üks printsiip, mis minu arvates tuleb alles pärast teist maailmasõda ja võib-olla tuleb ka 70-ndatel. Muidugi, mida me mängu all mõistame, et kas juba selline vabam pintslikiri ja kelmikam süžee on juba mäng, võib ka nii vaadata, aga ma ütleks, et see, kuidas Pääsuke käsitleb maalipinda, mitte ainult siis pinnana, mis on reserveeritud väärikalt värvidele, vaid sinna võivad tulla ka muud objektid ja ka see süžee, mis on poolkummaline, aga mänguline, et see räägib nüüd ühest uuest mängulisuse mõistest ja see tõesti tuleb alles seal kuskil 70-ndatel ja suuresti ka Tiit Pääsukesega sisse. Muidugi on näha ka see, mille poolest me Pääsukest kõige enam tunneme, et ikkagi see, kuidas ta värve kasutab, värve tajub, näeb, see on teistmoodi, kui siiani oli tajutud. Ta värvid on sageli, on seal mitu kihti, aga ta kuidagi ei efektitse nendega, ta ei ilutse, ta ei sentimentaliseeri, ta ei romantiseeri värvi, vaid värv on peaaegu et nagu füüsilise stiihiana tajutav ja samas ikkagi ka poetiseeritud. Mida näitab ka tema teine teos sellel oksjonil pealkirjaga Kummardus annab ja võtab, et selline huvitav triptih. Pääsukesel on hästi iseloomulik see, et ta teeb mitmest teoseist koosnevaid niisuguseid koosluseid, et ta kuidagi liigendab seda ühte mõtet erinevatel lõuenditel ja moodustab sellest sellise komplekti, et see andev ja võttev käsi ja see kummarduses olev figuur mu meelest ka hästi iseloomustab just kõneldud värvimaastikku.